Tere tulemast podcasti Ettevõtlik mina. Meie tänaseks külaliseks on Mirjam Virtanen, minu armas naine. Räägime Mirjamiga tervisest, heaolust ja tema erilistest kogemustest siin maailmas. Nimelt Mirjam on suutnud oma tervise ja heaolu täiesti uuele tasemele viia läbi toortoitumise ja eeterlike õlide kasutamise. Loomulikult räägime ka tarokaartidest, Mirjami vaimsetest kogemustest nähtamatu maailmaga ja tegelikult sellest, kuidas lihtne toitumise muutmine võib päästa meid suurtest vaevadest ja paljust valust. Ning nuusutame ennast sügavale eeterlike õlide maailma. Mirjam on teinud meie jaoks lingi, kus on võimalik omale tellida Mirjami lemmikud valitud õlid, mis on ideaalsed just oma keha eest hoolitsemiseks ja ilusa välimuse hoidmiseks või siis saavutamiseks. Ma soovin teile head kuulamist ja lisaks mainin, et meil on tasuta Telegrami grupp Ettevõtlik mina, kuhu tuleb meil uuendusi ja kõike muud informatsiooni. Aga head kuulamist! Tere Mirjam! Mul on hea meel, et sa tulid lõpuks meile siia saatesse. Ja sa oled aastaid pidanud Elumaitse blogi, siis teinud elavaid maitseid, rääkinud inimestele toortoitumisest ja jaganud, kuidas sinu elu on muutunud. Ja nüüd oled toortoitumise ümber transformeerinud eeterlikeks õlideks. Et kus sul selline huvi tervise vastu hakkas pihta? Tere Simo, aitäh, et sa kutsusid mind siia vestlema sinuga. Kus kõik alguse sai, seda on võib-olla raske defineerida, sellepärast et see on mu sees kogu aeg olnud juba varajasest lapsepõlvest saati huvi tervise teemade suhtes ja olen kogu aeg olnud selline natukene teistmoodi ja tundnud, et pole mõistetav, et sellest hetkest, kui ma läksin toortoitumisele, siis ma hakkasin julgema võib-olla rohkem eristuda ja võib-olla siis loeme seda hetke alguseks, kus ma jõudsin toortoitumiseni uuesti sünniks. Mis sa siis lapsena tegid? Et kogu elu oled olnud teistmoodi või? No vähemalt ma olen niimoodi tundnud küll ja mulle on ka seda öeldud, et või väljendatud, et mind ei mõisteta ja et ma olen teistmoodi ja et ma mõtlen hoopis teistmoodi ja olen ka, ema ka isegi arvas, et mul on midagi viga, et viis mind arsti juurde kontrolli igaks juhuks. Mis arst siis tegi? No arst lihtsalt ütles, et kõik on hästi, et lihtsalt kujutlusvõime on elav. Räägi natuke, et kui mina proovin asju ette kujutada, siis ma ei kujuta mitte midagi ette. Ja kui ma tahan näiteks väga midagi ette kujutada, siis ma ikka ei kujuta mitte midagi ette. Ja ainult unenägusid näen hästi, et unenäod on väga selge pildiga. Aga need ei ole alati meeles. Et sul siis jookseb igal moel silme ees pilt. No ütleme, see nägemine on mul tõesti kirev, et ma kogu aeg näen midagi. Niimoodi ka, et kui sa vaatad aknast välja ja... Ma näen mitut reaalsuskorraga, jah. Aga kas on mingid huvitavaid lugusid, kui näiteks lapsena nägid mingid fenomeene juhtumas või muud sellist? No ma räägin näiteks hommikutest, kui ma ärkasin ja voodis lamasin, need olid alati kõige huvitavamad tunnid. Just see hommikul ärgates ma olin hästi sellises seisundis, kus ma olin nagu une ja ärkveloleku piiril
ja ma nägin laes alati huvitavaid lugusid, nägin inimesi ja nägin nende toimetusi ja kuulsin nende hääli ja juttu ja see oli põnev. Tahad sa mõne näite ka tuua, et täitsa, mis sa oled nagu näinud? No üks on mul väga eredalt meeles, kuidas džunglis inimesed toimetasid seal, keegi oli puu külge seotud kinni ja siis nad otsisid veel kedagi taga ja nad vaatasid minu poole alla ja siis ütlesid, oi, me peame tema siia üles tooma. Ja siis nad hakkasid mingit nööri laest alla saatma ja see jõudis juba peaaegu minu kohale ja siis sellel hetkel just tema lõi toa ukse lahti ja ütles tere hommikust ja oligi kõik läinud. Et sul nagu vedas, et džunglisse ei sattunud või indiaanlaseks ei muutunud. Et jäid hoopis pantvangi siia Eestimaale. Ma ei tea. Jah, see oleks huvitavalt teada, mis oleks edasi saanud, sest see oli väga-väga reaalne. Aga kui näiteks praegu vaatame ringi siin, et kui sa hakkad lage silmitsema ja kas siis hakkab ka samamoodi mingi pilt jooksma või on see selline kogemus, mis on pigem jäänud lapsepõlve taha? No lapsepõlves kindlasti oli mul rohkem aega ja rahulikum elu, et siis tulid kergemini need nägemused nii reaalsed silmade ette. Aga muidugi, kui ma nüüd võtaksin aja maha ja istuksin tund aega siin ja vaataksin, mul hakkaks ka jälle midagi silme ees või midagi hakkaks seal elama seal laes või ma olen näinud, kuidas seina seest on tulnud välja mingi teine reaalsus ja see on lihtsalt mingi seisund, et kui ma selle seisundi suudan saavutada, siis ma ikka hakkan nägema ja tajuma ja kuulma. Ma saan aru, et osad kirjanikud on isegi mõndasid sinu kogemusi oma raamatutesse pannud. Et on selliseid asju juhtunud. Aga mind huvitab, et ma mäletan, kui mul lapsena oli selliseid kogemusid, nagu vahepeal võeti katus lahti, mingid hiiglased tulid, vaatasid sisse ja siis ufod viisid ära. Et sa oled rääkinud ka ühest kontaktist, et kus ufoga kohtusite. Ja, ma räägin sellest täpsemalt. Ma ei mäleta, kui vana ma olin koolis, ma veel ei käinud. Ma olin kodus, õues, mängisin koos õega, talv oli, ehitasime lumememme ja järsku keset mänguhoogu läks meie ümber kõik täiesti valgeks, nii erevalgeks, et me ei näinud enam mitte midagi. Me ei näinud üksteist ega maja ega mitte midagi. Lihtsalt olimegi ainult selle ereda valguse sees ja järgmine hetk see valgus kadus ja me vaatasime ehmunult üksteisele otsa ja jooksime tuppa ja rääkisime sellest teistele. Aga ema ja vanaema ütlesid, et see oli lennuk ja siis ma ütlesin, ei, see ei saanud olla lennuk, et ma ju tean, missugused on lennukid ja lennuki valgus ei ole kunagi nii tugev aga siis ma niimoodi jäingi selle kogemusega ja ei oskagi rohkem midagi sellest mõelda, kui ju siis oli tegemist maaväliste olenditega. Aga nüüd suurena pole maaväliseid elukaid kohanud? Unenäo tasandil. Sa rääkisid ükskord sellest loost, et kui esimene laps sündis, et siis tuldi sind värbama kosmosesõdadesse. Ja see oli väga huvitav lugu, kus ma siis nägin unes, et tuldi minu juurde, tõsteti mind siis nagu ülesse kuskile kosmoselaeva ja seal oli seltskond koos, kes rääkisid midagi uue maailma plaanidest ja siis küsisid minu käest, et kas ma tulen sõtta, hakkan orjaks või annan oma lapse ära. Ja see oli väga ehmatav. Ma istusin ja vaatasin neile otsa ja mõtlesin, mida vastata ja ütlesin, et hakkame sõpradeks.
ja siis nad selle peale ei osanud midagi öelda, jäid mõttesse ja ma ärkasin ülesse. Ja samal hetkel ka minu selleaegne elukaaslane tuli teisest toast akent kinni panemast ja küsis, et noh, kas sa käisid ka ufodega ära, see oli kuskil 4 aeg öösel keset suve, väljas oli valge. Ja siis, kui ta küsis, et kas sa käisid ka ufodega ära, siis ma sain aru, et see ei olnudki unenägu, et see oli täitsa reaalne kogemus. Sest tema oli ka täpselt sama unenägu näinud, kuidas keegi tuli, kosmoselaev tuli meie maja kohale ja tõstis meid ülesse. Et siis ufod on olemas. Ma mõtlesin, et teeks Hando Tõnumaaga saate, et miks ufosid ei ole olemas. Et ta siin on väitnud seda mõnes oma saates, aga pole õnnestunud temaga kahjuks veel teha sellist saadet. Et me kolisime ka siia Paldiski lähedusse, kus on ju ufobaasid ja läbi aegade olnud selline suur maaväline liiklus ja kontakt. Aga samas ühes intervjuus oli see Rohan, et me tegime Rohaniga kodus arvuti taga, mees kanaldas meile tulnukat ja siis ta ütles, et Eestis nagu väga ei ole enam maavälist liiklust ja et siinkandis üldse enam ei ole. Aga ma olen nagu märganud ja tundnud teistmoodi. Et siin nagu ikka veel toimub. Aga see pole mitte põnev, kui me saame siin jälgida taevafenomeene ja et kui sa näiteks tarokaarte paned inimestele, et siis sa saad ju ka kanaldada kosmilise rasse neile. Ma ütlen ausalt, mind ei ole see teema kunagi väga huvitanud ja ma ei ole ufode teemast eriti põnevil kunagi olnud. Ja mingite rasside teema mind ka väga ei ole kunagi köitnud. No, sest see on liiga normaalne. See on normaalne reaalsus ja siis on vaja muude asjadega tegeleda. Ja. Maised teemad köidavad mind rohkem ausalt öeldes. Vahepeal tõmbad inimestele tarokaarte, et mis nende reaktsioonid on olnud, et siin hiljuti oli näiteks üks selline väga, väga tugev kaardi panemine, kui sa nagu pidid õue minema, hingama, et see on ka huvitav nii-öelda energia kanaldamise vorm. No vaata, ma tegelikult väga tihti ei ole kaarte pannud, aga on osad sõbrannad ja lähedased inimesed, kes küsivad minu käest. Ja siis vahest ma panen neile ja tõesti kaardid räägivad väga täpselt ära, mis toimub. Ja seekord, nüüd viimane kord, kui ma panin kaarte, siis ma esimest korda tajusin seda, kuidas ma sinna energiasse nii tugevalt sisse läksin. Et noh, ju siis ma iga kord olen läinud, aga kuna see energia oli minu jaoks kuidagi nii vastuvõetamatu ja raske, siis mul hakkas halb. Sest see inimene, kelle kohta ma kaarte panin, tema teemad on väga rasked. Mõnikord sa oled pannud ka eeterlike õlide kohta kaarte, et saan ma õigesti aru? Ei tule meelde küll. Või on need eeterlike õlide kaardid ja siis neid kuidagi võetakse ja pannakse. Et see ju toimib tegelikult samamoodi nagu tarosüsteem. Kui sa võtad selle energiaga ühendust ja hakkad teda suunama inimese vajaduste või keha järgi. Võib-olla need eeterlike õlide kaardid on lihtsamad. Need annavad selliseid sõnumeid, mis hetkel kõige rohkem toetavad ja milliseid õlisid hetkel vajad. Mis sul viimati oli? Ausalt ei mäleta. Aga oled sa mõelnud ka neid inimestele panna, et nad võiksid endale eeterlikke õlisid välja valida ja... No ma olen seda kasutanud, ma olen õliõhtutel kaarte kaasa võtnud ja oleme neid kaarte tõmmanud. Ja olen ka enda elumaitse lehel pakkunud välja, et anna endast märku ja tõmbame sulle ühe kaardi. Mis siis lõpuks põnevam on, kas panna tarosid niimoodi välja või siis eeterlike õlide kaarti? No,
et selline lugemine või teha hoopis nagu taro lugemine eeterlike õlide kaartidega? no minu jaoks need eeterlike õlide kaardid on lihtsamad, et kui on vaja lihtsalt sellist kiiret sõnumit, siis on väga, väga toetavad ja asjalikud. Aga kui ma soovin midagi täpsemalt välja lugeda, siis on tarokaardid need, mis aitavad. No ma mäletan seda ka, et sul on osad need kliendid või ka osad need, kes on nendes ringkondades, õliringkondades, et nemad on suured tarokaartide fännid. Kui te käisid seal, teil oli selline retreat kogunemine, siis panite kaarte ja nuusutasite õlisid. Ja mul paluti, et ma võtaksin retiilile kaardid kaasa ja siis ma seal sain nii mõnelegi tõmmata neid kaarte ja sai palju häid ja toetavaid sõnumeid neile, palju toetust. Et kaardid kunagi, vähemalt minu käes ei räägi nad kunagi midagi halba, vaid nad näitavad ära, kuhu on vaja tähelepanu pöörata ja kus on see õppetund ja mida on vaja näha ja teada, et nad aitavad näha enda teed. Aga kas niimoodi saaks ka teha, et kui hakata niimoodi mõtlema, kujutama ette neid kaarte, et siis inimesele niimoodi teha sellist niimoodi psüühilist lugemist, hakkad ette kujutama ja siis mõtled nende kaartide peale, et mis temale võiks tulla praegu. Tihti ongi tegelikult niimoodi, et enne kui ma kaarte tõmban, ma juba näen ja tajun, mis kaardid tulevad. Ja tulevad juba pildina ette vahest juba mingi eelmisel päeval või nii. Et need kaardid on vahendid, mida ma saan kasutada, et inimesele näidata, mida ma tegelikult saan ka ilma kaartideta lugeda. Aga kas sul on see nagu tajumine läks vahepeal kinni ka, et elu jooksul, kui hakkasid uuesti või hakkasid nagu toortoitu sööma ja teistmoodi toituma, et kas siis läks rohkem tajumine uuesti lahti või oli ta kogu aeg niimoodi avatud ja selge? No eks ma olen vahepeal ikka ennast korralikult ära kaotanud, et kui lapsepõlves veel olin avatud ja lahti, siis kuskil puberteedias ikka vaata tuleb see, tahad olla teiste moodi, et kuuluda kuhugi seltskonda ja kool ka on ju, teeb meiega oma töö ja ei taha olla selline eraklik, imelik, üksik inimene. Ja siis ikkagi tuli minul selline tavaline noorus peale, kus olid pidud ja siis läksin muidugi tööle, palgatööle ja kuidagi sellisesse tavaellu siis integreerusin sisse orava rattasse. Nii kaua, kuni ma siis oma esimese lapse sain ja siis see mind sellest rattalt maha tõmbas. Ja toortoit on ju sinna lisaks hakkas mu keha puhastama ja ma hakkasin palju selgemalt nägema, ma tulin välja nagu mingisuguse udu seest, kus ma olin aastaid elanud. Mis siis juhtus, et hakkasid nagu, või mis sul nagu keha nagu tegi või mis sa hakkasid tegema, et järsku selline muutus tuli ette? No ma räägin selleks, miks ma hakkasin toortoitumist tegema. Et mu keha oli lihtsalt juba nii sassis, mul oli nii palju haiguseid, ma olin juba lapsepõlves peale tegelikult bronhiidis iga aasta, sõin antibiootikume, mul oli tugev akne, mul olid kõhuvalud, iiveldused, peavalud. Kuni lõpuks lõppes siis sellega, kui laps sündis mul, esimene laps, ja ma ei saanud enam normaalselt kõndida, jalgades oli lihtsalt nii valus, et hommikul need esimesed sammud olid põrgulikult valusad. Ja siis ma sain aru, et midagi on vaja konkreetselt ette võtta ja ma kuidagi jõudsin toortoitumiseni, et Facebookis oli aktiivne grupp, kes sellel ajal tegutses ja siis mul tuli meelde, et tegelikult see on nii loomulik, et ma juba lapsepõlves unistasin sellisest toitumisest. Et kui ma olin maal vanaema juures, siis ma sõin alati seal kasvuhoonest tomatit, kurke, puuotsast võtsin õunu, marjapõõsast marju ja siis mõtlesin nii tore, et niimoodi võikski olla. Aga
kuna mulle seda sisendati kogu aeg, et inimene peab ikka päris toitu ka sööma, liha peab kindlasti sööma ja ma olin hästi peenikene ka, olen eluaeg olnud hästi peenikene, siis ma arvasin, et ma pean hästi palju sööma, hästi tugevat toitu, et mitte siis olla alakaaluline. Aga kui ma jõudsin toortoitumiseni ja sain teada, et tõesti inimesed niimoodi elavadki, et nad söövadki ainult küpsetamata värsket toitu, puuvilju, siis see tundus minu jaoks väga-väga lahe, sest et puuvili on mu lemmiktoit olnud alati. Sa vahepeal tegid hästi palju trenni ka, kui sa toortoitu sõid. Et siis sa võtsid ju kaalus juurde. Jaa, see oligi see, miks ma trenni läksin, siis ma tahtsin kaalus juurde saada. Ma sain aru, et toiduga ma juurde ei saa ja toortoiduga tegelikult ma esialgu isegi võtsin veel rohkem alla, sellepärast et keha läks puhastusse. Ja siis mingi hetk ma sain aru, et on vaja kõvasti trenni teha ja lihaseid kasvatada. Siis kõigepealt ma läksin jõusaali, siis läksin bodypumpi trenni ja siis mingi hetk ma läksin akrobaatikasse. Ja mis seal akrobaatikas siis sai? Et sa tegid seal hästi kõvasti trenni ja et tuli siis kaalu juurde ja lihased kasvasid? No väga kiiresti kasvasid lihased. Et lühikese aja jooksul inimesed küsisid, et kas ma olen eluaeg seda trenni teinud ja tulemused olid kiired. No mis siis oli? Et kuidas nad kasvasid? Nagu ma ei saa aru, et kas natukene või... Ei no väga suureks kasvasid niimoodi, et mingi hetk ma vaatasin, et ma ei taha rohkem seda trenni teha. Ma tundusin endale liiga lihastes. No nagu Kristina Šmigun või? Ma ei tea, ma ei ole teda päriselus näinud, ma ei tea. Ka ei ole, ma olen näinud teda Reformierakonna plakatil. Aga siis sa lõpetasid trenni tegemise ära, sest sa ei tahtnud olla liiga lihastes. No üks asi oli see, et ma ei tahtnud olla liiga lihastes, aga teine asi oli see, et akrobaatikas ikka tuleb ette vigastusi, kukkumisi ja mulle tundus see keha lõhkumine, ma valisin jooga, et olla kehasõbralikum. Aga mis asi see toortoitumine üldse on? Toortoitumine on selline toitumine, kus sa sööd ainult värskeid asju, ei ole siis... vaja toitu kuumutada, küpsetada, praadida, vaid võib soojendada kuni 45 kraadini. Et siis toit on elus ja ensüümid jäävad alles. Et kui sa kuumutad toitu üle 45 kraadi, siis ensüümid hakkavad hävinema, aga toortoitumise mõte ongi just see, et sa saad toidust ensüümid ka kätte. Et kui ma näen, et metssiga jookseb seal, siis ma jooksen talle järele ja murran ta maha ja nülgind ära ja söön teda. No kui sinu instinktid niimoodi sulle ütlevad, siis palun väga, minul ei ole selliseid instinkte. Võib-olla mõnel on, ma tean, et on sellised toortoitlased, kes söövad liha. Niimoodi toorena või? Aga sina ei söö? Ei, mul ei ole lihaisu. Aga kas toortoitumisel on ka mingi filosoofia, et rohkem jõuda päikesele lähedale või puuvilju süüa. Miks ta oluline on? No minu jaoks on eelkõige just selle enesetunde pärast. Et kui ma olen toortoidul, ma hakkasin kohe tervenema, mul kadusid paljud need probleemid ära ja mul hakkas väga hea. Ja ma arvan, selle hea tunde pärast ma valin toortoidu. Mis see hea tunne on, et on kehas kerge olla, hea olla või hoopis lihtsalt tunned armastust kõikide elavate olendite vastu? Armastus kõikide elavate olendite vastu ma olen tundnud kogu elu, aga toortoidul olles me oleme tundlikumad, avatuvamad. Et võib-olla ei suru nii palju alla seda empaatiat, mis on loomuomane. Aga kas selline tavaline inimene, kes kuskil linnas elab ja teeb oma toimetusi, et kas tema saab ka süüa sellist toortoitu, et kus ta siis alustab või mis ta tegema
peaks? Igal inimesel on erinevad eelistused, on ju, et mina alustasin puuviljadest, et ma käisin turul, ostsin hunnikuga puuvilju. Kus turul? Balti jaama turul. Ja erinevaid puuvilju hunnikutes viisin koju. Ja ma olin väga rahul ja õnnelik, et ma lõpuks ometi saan oma unistuste toitu süüa. Aga samas ma tean inimesi, on ju, kes just ei armasta väga puuvilju, et need on nii magusad, et siis nemad võib olla pigem sellistes salatites, soolastes salatitest ja pähklikreemidest. Aga siis oli mingi hunnik inimesi, kellega koos sa hakkasid niimoodi sööma või said sa kuskilt inspiratsiooni? Ja Facebookis oli toortoitujate grupp, kus me hakkasime kohtuma omavahel ja jagasime üksteisele mõtteid ja retsepte ja meil olid toidud kaasas ja maitsesime üksteise toite ja see oli väga inspireeriv. Kas praegu on veel selliseid gruppe, et saab koos käia või on need ära kadunud? Ma ei tea, võib-olla on, aga pole jäänud silma enam, et on ära vajunud võib-olla. Ma ei tea, minule ei ole hetkel teada, et oleks selliseid kokkutulekuid. Aga oli vahepeal siis, ma olen kuulnud, et oli toortoitamise festival ja vahepeal oli päris palju inimesi, kes sõi niimoodi ja see oli mingil ajal nagu populaarne. Sellel ajal, kui mina alustasin, siis oligi palju toortoitujaid Eestis ja oligi populaarne ja Sille Poola oli sellel ajal hästi aktiivne tegutseja ja nõustas ja aitas ja tema minu meelest korraldaski neid toortoidufestivale ka. Kas sa ise jõudsid mõnel käia? Ma festivalidele ei jõudnud, aga ma jõudsin viimasele toortoidu kogunemisele, mis oli ka seal Maili Kerdo juures. Ja siis me lihtsalt seal sõime toortoite, rääkisime juttu ja selline kogukondlik sündmus. Kas oli midagi, mis innustas ennast siis edasi tegema ja nii-öelda järjel püsima või on see keeruline üldse nagu toortoituda Eestis ja näiteks meie talvel ja? No minu jaoks see ei olnud keeruline, sellepärast et poes on nii palju valikuid ikkagist. Et võib-olla talvel see puuvilja valik on natukene kehvem. See on mingi mõni kuu, on ju. Tegelikult on kogu aeg midagi saadaval. Aga talvel siis võib teha toorsuppe näiteks kõrvitsast, pähklitest või siis tomativtoorsuppi või pitsasid või püreesid juurviljadest, köögiviljadest. Et palju valikuvariante on tegelikult, kui süveneda sinna natukene. Aga kui ma tahan näiteks lihast kasvatada, et mis sa sõid trenni tehes? Et kuidas selle proteiiniga on? No mina ei pööranud sellele üldse tähelepanu, et ma seda proteiini piisavalt kätte saaksin. Sest ma ei näinud, et seda oleks vaja, sest et lihased kasvasid väga kiiresti. Aga on olemas üks raamat 80-10-10, mis räägibki sellest, et tegelikult me ei peagi proteiini pärast muretsema, et seda me saame nagunii igast toidust. Et 80-10-10 on siis 80% peaks olema süsivesikud, 10 valku ja 10 rasva siis inimese sellest päevasest kaloraasist. Aga mis sa siis sõid trenni tehes? Mäletan, et sellel ajal ma sõin hommikuti toortatra smuutit ja kusjuures tegelikult tatras ju on valku päris palju ka. Tatar on põhiliselt ongi ju proteiin. Mis sa siis veel sõid? Ma tegin kakaokreemi avokaadoga, kakao-avokaadotattel. Enne trenni ma alati tegin seda. Siis panin sinna peale moosi. Siis õhtuti sõin salateid. Milliseid salateid, et nagu mingid koopi, porgandisalatid või siis mingi rosolnik või?
et missugused salatid sa sõid siis? ma ei mäleta enam, sellest on väga palju aega möödas, mis ma sellel ajal sõin. Võib-olla seda pidupäevasalatit ma võisin palju süüa, mille retsepti ma olen ka Elavate maitsete lehel jaganud päris palju, et see on selline kartulisalati moodi salat, aga ilma kartulita ja ilma hapukooreta, vaid India pähklikreemiga ja suvikõrvitsega ja hernestega. Vahepeal tegid isegi ju koolitusi inimestele, et inimesed tulid, said 3 või 4 käigulise toortoidu õhtusöögi ja see oli jah, mõned aastad mu elus, kus ma olin aktiivselt siis sellel lainel, kus ma jagasin toortoidu maailma ja tegin koolitusi enda juures kodus isegi. aga kuidas need välja nägid, et sa tegid inimestele ise süüa või koos söögi tegemine? No oli erinevaid variante. Tegime koos ja tegin ka niimoodi, et oli valmis tehtud ja mõlemat moodi. Inimesed tahtsid tegelikult rohkem näha ja osa saada sellest toidu tegemisest ka, aga kui on suur seltskond koos, siis on, minu jaoks oli natuke keeruline organiseerida seda, kuidas me neid kõiki asju siis koos teeme ja see võtab aega ka päris palju. Mis toidud olid siis, mingi puuviljakoogid ja smuutid või milliseid toite sa pakkusid inimestele, õpetasid tegema ja? No seal oli alati midagi magusat, kas oli tort või stritsel, siis oli alati mingisugune püree, mingi kaste ja mingi salat, et see oli tõesti selline mitmekäiguline õhtusöök. aga mis tüüpi, et kuidas näeb välja nagu mingi toortoidu selline söömaaeg? Et vahepeal tegid ju toorpitsasid ja et mingi tavaline inimene, kes nagu sa ei kujuta ettegi ju, mis asi see toorpitsa näiteks on või näiteks püree, et kuidas ta teeb seda. No mis sa tegid siis neist toorpitsasid või? No toorpitsasid ma tegin ka vahest aga jah, see ongi vaata selline toit, mida ei saa koha peal koos valmis teha, sellepärast seal oli vaja ette kuivatada neid põhjasid, toortoidu selle toorpitsa põhjasid ja siis inimesed said sinna ise peale valida, mida nad tahavad panna. Ja siis veel salateid, et sul on pidupäevasalat ja siis mingi peedisalatit teinud ja ja ma proovisin hästi palju teha neid toite järgi, mis on meil, millega me oleme harjunud siis. Sest ma tean, et tavalised inimesed tavaliselt hakkavad tundma puudust nendest toitudest, millega nad on harjunud. Ja siis ma proovisin teha neist sellised variandid, kus ei ole vaja siis kuumutada ja küpsetada. Ja tihti tegelikult need ongi paremad ja maitsvamad, sellepärast et elavas toidus on elav maitse sees ja kuumutades lihtsalt see maitse kuidagi kaob ja ei ole enam nii hea ja värske ja maitsev ja mahlakas. Et elava toidu maitse on kirkam. Aga pidudel söödi sinu toitu või? Pidudel söödi alati minu toit ära. Sellel ajal, kui ma olin täitsa 100% toortoidul, ma alati tegin endale kaasa igale poole, aga tulemus oli see, et kõik tahtsid sellest osa saada ja siis mul ei jäänudki väga midagi süüa. Käisid oma sööki jagamas laiali? No, jah. Ja mingi hetk käisid erinevad telestaarid ja kuulsused ukse taga stritslit noolimas? Ja vahepeal ma tegin banaanistritslit. Mul ei olnud üldse plaanis seda hakata müüma, aga kuna inimesed küsisid seda, siis ma hakkasin seda tellimuse peale tegema. Ja sellel oli tõesti hea minek. Mis see banaanistritsel on, et kõpsetad banaani nagu kooki või? Selliseid on ka olemas, aga toortoidus siis banaane kuivatatakse. Viilutad ära banaanid pikku pidi, paned kuivatisse, siis järgmine päev teed sinna kreemi vahele. Sellele retseptile jääb ka Elavate maitsete lehelt ja YouTube'ist ja Elavate maitsete Patreonist. Et see oli väga populaarne asi, aga enam ei tegele stritsi valmistamisega?
Ainult siis, kui kellegile külla lähen või kodus tähistame midagi, ainult sellisel juhul. Et ma tellimuse peale enam ei ole teinud. Mingi hetk panite eeterlikke õlisid ka toidu sisse, et oled teinud neid jooke, mingi tatli ja siis oli veel eeterlik õli joogi sees ja See oli hästi hea asendus. Ma pakkusin välja neile, kellel on kohvisõltuvus. Et siis hommikuks sellist sooja ergutavat jooki teha ingverist, tatlitest ja siis eeterlikest õlidest, kaneeli näiteks. kuidas selle retsept näiteks on? Blenderdad ära vee ja tatlid, sooja vee siis ja tatlid ja lisad sinna sisse siis kas kaneeli eeterlikku õli või ingveri eeterlikku õli ja saad sellise mõnusa vahutava hommikuse sooja joogi. Kohe vahutava? Ta jah, läheb vahule, ta jääb hästi atraktiivne välja ja mõnusalt soojendab ja ergutav. Aga oled sa veel mingit toite teinud eeterlike õlidega? Ja ikka palju. Mis praegu pähe tuleb? No viimane toit, mis ma tegin meil siin perele, oli selle maitseainega, mis selle maitseaine nimi, tai maitseaine. Tõesti väga imeline. Et tilgutasin seda kokose kastme sisse, nagu maitses nagu mingi tipprestorani toit. Väga-väga hea maitsega oli. Ja siis meil on siin veel mingi Itaalia õli ja Mehhiko õli ja erinevate maade kulinaarsed elamused. Et üks lugu, mis sa rääkisid kunagi, oli ka õlide kohta, et kui lapsel oli mingi häda, et tal oli vaja seda viiruki õli pähe panna. Et mis siis juhtus? See oli jah huvitav lugu, kuidas lapsel ükskord oli kummaline tuju. Ta tuli minu juurde, ütles, et emme, tule, läheme teki alla. Siis mõtlesin, okei, läksime. Siis ta tõmbas teki üle pea ja vaatas mulle otsa. Ütles, et mul väga kummaline olla. Ja selline tunne nagu hakkaks hulluks minema. Mõtlesin, okei, huvitav, et räägi mulle rohkem. Ja siis ta ütles, et mul on vaja viirukiõli. Et anna mulle viirukiõli. Siis ma mõtlesin, et okei, palun. Mis me teeme sellega? Lähme vannituppa. Nii läksime vannituppa. Siis ta võttis vannitoa kraanikausi peal klaasi, ütles, paneme siia vett sisse ja tilgutame viirukiõli siia sisse. Nii siis tegime, nii nagu ta ütles, ja siis ta ütles, nüüd kallame seda mulle pähe. Nii siis kallasin talle seda pähe ja siis ta ütles, et tule too nüüd enda pea siia, kallame sulle ka seda pähe. Nii ja siis kallasime mulle ka ja siis nüüd on hea, nüüd on korras. Et selline huvitav lugu. Ta oli siis 5-aastane. Et see viiruk on üks asjadest, mida toodi sellele beebi Jeesusele. Viiruk on nii-öelda õlide, kas ta on kuninganna või kuningas? Kuningas ta on ikka meesenergia, pigem toetav meesenergia. Aga kes siis kuninganna on? Roos. Ehk siis viiruk ja roos teevad koos selliseid väikseid õlilapsi? No kui sa nii tahad mõelda. Ma ütleks, et nad koos toimetavad väga efektiivselt küll, aitavad inimestel tulla aukudest välja. Et nad on võimsad, ma ise tunnetan, kuidas nad on energeetilisel tasandil hästi palju toetanud, et just nagu tõsta enda sagedust. Et sa oled öelnud, et viiruk on tõeõli. Aga tõde siis väljendub ka läbi selle, et ta tõmbab ligi vajalikke kogemusi inimesi, et see tõde tuleks välja sinu seest. No
jah, tegelikult meile kogu aeg ju igapäevaselt tahetakse seda meelde tuletada või see tõde siis meie sees tahab ennast näidata, aga me eirame seda ja ka mina olin niimoodi aastaid elanud, et enda siis selle sisemise tõele vastuolus. Aga kui ma hakkasin viirukiõli kasutama igapäevaselt, siis mul see nagu kasvas minu sees nii tugevaks, see minu sisemine tõde, et ma ei suutnud seda enam eirata. Et ma ei saanud enam endale valetada ja ma ei saanud kellegi teisele ka valetada. Ja ma lihtsalt pidin olema see, kes ma olen ja ütlema seda, mida ma mõtlen ja see oli ka, viiruk oli minul üks sellisem tugevam ärataja siis. Kas sina oled mõelnud, missugust vett sa jood? Oled sa kunagi uurinud, mis meie veepuhastusjaamades toimub? Missugune meie põhjavesi on, mis seisukorras ta on? Kui sa uuriksid seda, siis sa märkaksid midagi väga huvitavat. Et asjad pole nii ilusad ja lillelised, nagu meile näib. Ja seetõttu seda saadet toetab kangen vesi, kangen veeaparaat, mis muudab vee elusaks. Ja päriselt, ta muudab vee elusaks. Ja kui me joome seda vett, siis me suudame mõne nädalaga oma soolestiku ära puhastada, oma rakku täita veega ja tegelikult tunda paremat enesetunnet, rohkem elujõudu, rohkem eluvaimu. Ja ma räägin sulle loo, kuidas ma jõudsin selleni. Läksin salvestama ühte ettevõtlik mina podcasti osa ühe toreda naisega ja teemaks oli vesi. Siis ta räägib meile, mis veega toimub, mis põhjaveega toimub, mis on meie vee seisukord. Ja ma kuulan, ma tean seda infot juba ja saate lõpus hakkab ta rääkima sellest veeaparaadist, annab mulle seda proovida, joon kangen vett. Ja ma järsku mõistan, et see on väga oluline. Üldiselt ma väldin tooteid, sest ma ei taha neid müüa ega pakkuda edasi, aga siis ma sain aru, et see on midagi rohkemat kui lihtsalt veeaparaat või lihtsalt vee joomine, vaid see on asi, mis suudab inimesi aidata, asi, mis muudab inimeste elusid. Ja ma otsustasin ka endale soetada aparaadi ja ennast paremini tunda enda kehas, keha puhastada ja tegelikult täita elava veega, niisutada ennast. Ja ma kutsun sind ka seda tegema. Kui soovid rohkem infot, siis vaata all olevat linki ja vajuta sinna. Et ma julgeks olla see, kes ma olen. Meil on siis päris kehas oma viirukiõli, et meie lauluõpetaja Aleksander Kaidja, kes väljendab seda sama, paneb meid rääkima ja laulma ja sunnib avaldama oma tõde. No viirukiõli kasutades minus tekkiski see vajadus hakata ennast rohkem väljendama ja see eneseväljendus sündis esialgu lihtsalt selles, et ma hakkasin sõnadesse panema seda, mida ma tunnen, mida ma näen, kes ma olen. Ma soovisin seda jagama hakata, nii sündis see Elumaitseleht ja ma tunnen, et see eneseväljendamise oskus on see, mida ma siin elus kõige rohkem soovin õppida ja Aleksander on kindlasti mul aidanud seda endas arendada, et ma oskaks ennast väljendada. Jah, ta tuletab asju meelde, et Mirjam peab ime hästi viisi, et kui sa oled ema, kes vaatab seda, et siis ma olen mitu korda öelnud Mirjamile, et võiksid teha emadele lastelaulude õpetusringi, et sa tõmbad neid välja kuskilt sahtlist niimoodi tükk ja laulad neid ära, et see on nagu harukordne võime ja oskus niimoodi laulda ja laule mäletada. Et see on super võime. Ja seda võiks alati meeles pidada,
mis supervõimed meil on ja mis oskused ja seda on lihtne öelda, et seda võiks meeles pidada, aga inimesed ise ei näe, see on nende jaoks normaalsus. Et nad ei näe, et see on mingi supervõime. Et mina ei taju, et see oleks mingi supervõime. Vaid tegelikult ma ise mõtlen, et võiks nagu rohkem teada neid laule isegi. Et ma tihti laulan võib-olla mingid kohad oma sõnadega, mida ma ei mäleta enam hästi. Aga sa näed ju vahest unedes muusikat ja kuidas sa laule kirjutad ja No muusika on mulle tõesti väga hingelähedane ja mul kogu aeg midagi kummitab peas ja ka öösel kogu aeg unenägude nagu saateks siis on mingisugune muusika. näiteks mul ei ole muusikat unenägude saatel, et sa võid kommenteerida, kas sul on muusika unenägude tausta helina. Et ma olen seda väga harva kuulnud, et näiteks üks maailma kuulsamaid laule, mis on kirjutatud ühe Beatli poolt, Paul McCartney. Mul praegu ei tule selle laulu nimi millegi pärast meelde, aga igatahes ta kuulis seda laulu unes, ärkas ülesse ja siis pani selle kirja. Ja tal on veel mitu laulu, mis on väga kuulsad tulnud niimoodi. Et see on äkki mingisugune selgelt kuuljate võime. Ma ei tea. Et muidu on selgelt nägemine, see on selgelt haistmine, selgelt kuulmine. No ma arvan, et tegelikult kõik inimesed on võimelised endas ükskõik millist seda külge avama. Et see on inimesele loomuomane, et ta näeb selgelt, et ta kuuleb selgelt, et ta tunneb selgelt, tajub selgelt, et ta on selge, et iga inimene on võimeline selleks, et olla selge. Mis see kiirtee võiks olla, et ta jõuaks sinna? Aga see võiks olla õige toidu söömine või hoopis on õlide enda külge panemine ja nuusutamine. Igaüks leiab enda vahendid. Võib-olla mõnel pole midagi vaja, aga no mina kasutan seda, mida maailmas meile pakkuda on ja mina olen selleks valinud keha puhastamise, toortoitumise ja eeterlikud õlid. Ja muidugi ka mediteerimine ja reiki kuuluvad sinna juurde. Aga sa näed nagu reiki kiiresid ka, kui sa nagu näed, kuidas sa tulistad seda? Ma näen neid vaimusilmas, mitte nagu, see on nagu teistmoodi, ikka. Aga sa saad nagu värvi vahetada ka? Jaa, ikka. Näiteks mõnele lased musta ja teisele... Ei, no ma ei lase kellelegi musta. Üldiselt ma ei lase mingit kiiri. Kui ma teen reikid, siis ma ikkagi olen kanaliks ja lasen reiki tervendaval energial siis läbi enda voolata. Et mina ise ei tee midagi. Ma olen kanal. Aga sa ei saa siis kanaldada näiteks, et nagu näiteks mingi kehatuid vaime kellegi sisse või? Ei, ma ei vali seda teha. See oleks huvitav, et leiad mingisuguse tegelase ja siis haagid neid kuskile rahvamassidesse ja... No see oleks pahatahtlik. Sa võid nagu mängida ka, et see on nagu lõbus, nagu male. Mängida kellegi teisega male niimoodi. Inimestega ei tohi mängida. Julm. Et tegelikult ma soovitan alati valida kõigil, kelle juurde nad lähevad ka. Et ma arvan, et reikiga on ka nii, et sa pead olema võimalikult puhas kanal, sa pead suutma olema võimalikult puhas kanal. Ja ma arvan, et toortoitumine on aidanud mul saavutada selle puhtuse, et ma suudaksin endast efektiivsemalt läbi lasta seda puhast energiat, kus ma ise astun kõrvale, vaid lasen oma kehal kasutada reiki energiat. Aga sa tahad öelda siis, et minu juurde ei tasu inimestel tulla, kui nad tahavad puhastuda, et peaksid sinu juurde tulema? Ma ise teen ka reikit ainult siis, kui ma olen heas kohas oma elus. Et ma ei tee seda siis, kui mul on mingisugused suuremad teemad. Et see on väga tugev ärivaist, mis sul on, et eksklusiivsed pakkumised, Toor, Stritsel, Taro, Reiki, et mida igaüks ei saa,
et peavad sulle ikka väga nagu suuresti küsima ja suure pakkumise tegema, et saaksid tulla nautima sinu teenuseid. Aga siis eeterlikud õlid on nagu selline asi, millele sa lased inimesi ligi. Et neid võib tulla sinuga nuusutama. Võib-olla see on lihtsalt see, millele ma olen hetkel keskendunud, et eeterlike õlide maailma jagamisele. Sa aitad siis ka teistel inimestel, kes on nii-öelda konsultandid või nõustajad, et ka neil nii-öelda areneda ja neid õlisid jagada. Jaa, vastavalt siis sellele, kuidas keegi soovib, et see on jah, üks väga põnev maailm, et see ei ole lihtsalt see, et ma soetan endale õlid ja hakkan neid kasutama, vaid et see on ka kogukond, on ju, et meid on palju, me jagame üksteisega oma kogemusi, me toetame üksteist ja lisaks aitame üksteisel edasi oma teekonnal, et kui kellelgi on soovi oma elustiili äriga hakata ka siis elama ja sissetulekut endale looma, siis ma aitan tal ka seda. Et sinu jaoks on see selline väga tulus ja lihtne tegevus? Või kuidas sa näed seda, et kas on midagi, millega on võimalik ka passiivset sissetulekut omale luua mingi hetk või? Ja ikka on võimalik passiivset sissetulekut luua sellega endale, kui on soovi ja tahtmist ja järjepidevust. Ja kaua sa oled eeterlike õlidega tegelenud? Varsti 8 aastat. 8 aastat ja pole nagu need lõhnadest nagu küllalt saanud või? Ei, vastupidi. Et nendega harjub ja need muutuvad väga loomulikuks. Et lõhnadega on selline teema, et esialgu nad võivad inimesi ärritada, sellepärast, et nad puudutavad meid väga sügavalt ja hakkavad esile siis kerkima igasugused allasurutud emotsionaalsed teemad. Aga kui nendega tegeleda, siis hakkavad lõhnad meeldima. Sul on mingi lõhn, mis niimoodi haiseb sõna otseses mõttes, et sa ei talu teda? No enam väga ei ole siukest lõhna, et ma ei taluks seda. Võib-olla ma pole veel selle lõhnani jõudnud, võib-olla kuskil on. Aga teepuu on üks selline, mis mulle pole väga kunagi meeldinud. Aga nüüd ta on selline, et lõhna pärast ma teda ei valiks, aga ta on neutraalsemaks muutunud. Aga teepuu siis on meile energeetiliste piiride õpetajaks, et kui on inimesel probleeme energeetiliste piiride seadmisega, siis teepuu aitab need paika saada. Vahepeal olid oma elus Austraalias tööl, kas seal neid teepuusid ei olnud? Mis ta on melaneuka midagi? Jah, oli ikka, seal oli palju teepuid, jah. Aga kas sa siis said nendega tuttavaks? Kas katsusid või nuusutasid? Ma ei mäleta, et ma oleks niimoodi käinud neid katsumas. Ma olin omadega täiesti teistsuguses kohas sellel hetkel oma elus, et ei, ma ei olnud sellel lainelgi. Ma olen Itaalias niimoodi teinud, et käisin Itaalias ja ma leidsin küpressi puud üles. Ma vaatasin suured männi moodi puud ja sain aru, et see on küpress. Ma võtsin igat moodi, proovisin enda külge hõõruda ja et ma ei teadnud küpressi eeterlik õli üldse olemas on või mingi selline asi. Ma lihtsalt nägin seda puud ja ma tahtsin seda enda külge hõõruda, see oli nii hea lõhnaga. Küpress on tõesti mõnus ja küpress aitab voolama saada. Et kui on energiat kinni, siis ta aitab voolama saada, aitab elus ka voolamisse. Oled sa mõelnud pakkuda õlide kanaldamist, et sa hakkad inimestele kanaldama, et mis õlisid neil vaja on, lased neid mustasid õlikiiri ja mis mustasid kiiri? See on huvitavad mõtted. Õlidega. No tegelikult, kui ma inimesega suhtlen, ma juba tajun, missuguseid õlisid ta vajab. Ja siis sa varjad seda? Ei varja, ma ikka ütlen ka inimestele.
keegi tänava peal näed teda, räägid taga, poemõiaga. nojah, niimoodi võõrale inimesele tegelikult ei ole ju soovitatav minna kellelegi midagi ütlema või õpetama, kui ta ise ei tule küsima, et mida ta vajab. Et kui keegi küsib mu käest, siis ma ikka ütlen. Et kui keegi soovibki saada neid kiiri omale ja seda õlikanaldust, et siis küsib sult ja sa aitad tal valida välja need õiged õlid ja räägid talle tema probleemist. Paned tarokaardi ka. Okei, õli ja tarokaart ja aga need kiired ma jätaks välja. Neid kiiri ma ei kasutaks. Nojah, see võib minu juurde tulla nende kiiri saama. Mul on üks sõber kongimängija, et tal on kongileht valon käded, et Soomes. Et siis ta ongi valguse käed. Et äkki kõigil inimestel on siis valguse käed. No kindlasti on kõikidel inimestel valguskeha. Mis õli valguskeha siis putitab? Eks kõik õlid aitavad seda putitada. Mis õli mul vaja on? Kusjuures mul tuligi praegu küpress ikkagi, ma arvan, et sa sellel hetkel ka tajusid, et küpress oli see, mida sa soovisid oma kehale hõõruda. Ja ma arvan, et küpressi õli aitaks sul ka saada paremasse voolamisse. Et asjad sujuksid panemini. Mis tarokaart mul tuleb? Seda ma pean vaatama, praegu ei tule niimoodi kohe. Aga kas saab niimoodi iseloomustada inimest ka, et sa võtad näiteks ka tarokaardid, see on tema nagu, mis asja ta nagu väljendab elus? Et sealt suurest arkaanist, et kas ta on nagu, ma ei tea, näiteks üks tuttav tuleb mul kohe meelde, et tema väljendab surmakaarti, et ta ongi nagu surm. Ta näeb välja nagu surm, käitub nagu surm. No ta ei ole, surm ei ole kuri ega paha, et ta on surm. Ta on väga õiglane. Surm on, ma arvan, kõige õiglasem kaart. Või näiteks mõni on jokker. Näiteks tuleb üks teine üks sõber meelde, kes on täielik selline narr, tuleb teeb igast pahandust ja siis lapsed on kohkunud. No tegelikult arvatakse ka ju, et saatana kaart on jube halb, on ju. Aga tegelikult ei ole, see on kõrgema vaimse energia maa peale ankurdamise kaart. Sa tahad öelda, et see inimene siis võiks neid oma valguskiiri lasta välja, kes on saatan? No, tegelikult meie siin inimeste kehastuses ikkagi peaksime oma selle mõistuse ja egoga astuma kõrvale ja lubama siis sellel tulla endast läbi, mis tulema peab. No saatanal. Aga oli ju üks ühed need tarokaardid, mis on need Alistair Crowley. Need on nagu 200 klassikalist tarokaardi pakki. Et üks on see mingi sinakam, nagu, kus on igast sellised natuke õudsed tegelased isegi. Ja siis on teine, mis on nagu see keskaegne. Need on 12 alustavat pakki. Üks neist on Alistair Crowley, kes oli nagu üks selline satanist ja Baphometi kummardaja. Et tema tegi nagu sellise tarokaartide seti, mida nüüd hästi paljud kasutavad. Ja see on kõige populaarsem taropakk, ma arvan, maailmas. Päris põnev. Aga siis on selline õli ka, et kui lastega midagi juhtub, et mis sa siis teed? Oleneb, mis nendega juhtub. Läheb katki midagi. Kui läheb katki. Alati mul on kaasas käokuld. Et käokuld on see, mis aitab erinevates olukordades, kui mis on mingid kriimustused või mingid... No keegi kasvatas omal keele tagasi külge. jah. Mis sa midagi rääkisid, et kellegi lapsel tuli ja midagi küljest ära või läks pooleks? Vaata, me ei tohi rääkida sellistest asjadest, et õlid midagi tervendavad või parandavad või nad toetavad meid.
nojah, nad toetavad meid vaimsel teekonnal. vaimsel, materiaalsel, emotsionaalsel, füüsilisel, nagu tegelikult igal tasandil. aga siis on mingid toidulisandid ka, et mida eriti hea on rasedana süüa. Neid on kogu aeg hea süüa ja Doterral on ülihead vitamiinid, mis on väga-väga perfektselt kombineeritud. Ja siis, kui mina toortoidul olin, siis mina arvasin, et mul pole neid vaja. Et ma saan toortoiduga kõik kätte, mis vaja ja ma sain ise need kingituseks kuidagi Doterra poolt mingi tellimusega kaasa ja siis mõtlesin, mis ma nüüd siis teen nendega. Siis kinkisin need edasi oma emale siis. jah. Siis talle mõjus need väga hästi. No ja ta sai oma sõltuvustest, tuli välja. Et need midagi aitasid tal siis kehas tasakaalu viia. Üks päev oli mul tohutu nohu ja oli vaja podcasti salvestada, siis ma määrisin seda salvi, Deep Blue salvi oma siia kurgu peale. See nohu läks nagu selleks terveks ajaks nagu ära, sain ilusti salvestada ja siis määrisin jälle õhtul, siis jälle tõmbas tagasi. See oli hästi, hästi huvitav. No see lõhnab nii hästi, et seda saab deodorandina kasutada, et pole aastaid deodoranti kasutanud. Deep Blue või? Jah. Osad ütlevad just, et see on nii jube hais, et see on nagu vana muti hais. Et ta lõhnab, vaata, kampri õli järgi. Et see on need, kampri neid kreeme asju vanad inimesed kasutavad. Aga kusjuures minul oli see ka üks kõige lemmikumaid lõhnu, kui ma need õlid kätte sain, siis ma panin see kohe diffuuserisse, aga ta tegi mu diffuuseri siniseks. Teda ei ole hea panna diffuuserisse. Aga siis ju saab ka nende lõhnadega ajada eemale nagu inimesi, keda sa ei taha. Jaa, saab. Kasuta oregaanot ja sa saad kõikidest parasiitidest lahti nii sees kui väljast. Ma mäletad seda meest, kes seal Itaalias, kui käisime seal ühes kogukonnas ja siis pakuti seda pastat, see on Itaalia toiduõhtu, tegid meile igasugust head toitu. Ja siis Mirjam näitas neid eeterlikke õlisid ja oli oregano oma, itaallastele meeldib oregano, et see kasvab seal metsikuna ka. Siis ta lihtsalt kallas seda endale toidu peale. Jaa, metsika. Kui mitu tilka ta seda pani sinna, sest et meile soovitatakse niimoodi, et kui sa soovid toidu sisse lisada näiteks suure mingi poti supi sisse oreganot, siis pane selle tiku otsaga. Aga tema pani enda väiksele portsule juba seal mingi 4-5 tilka ja sõi ja nautis seda, ma ei tea kuidas, sest et see on põletav. Aga kui nüüd niimoodi õlisid tarbida igapäevaselt, pane enda peale ja sisse, et kas siis nagu keha hakkabki nende järele niimoodi lõhnama või haisema, et oleneb lõhnast, et mõne jaoks on mingi lõhnais ju. Jah, inimeste need haismismeeled on ju erinevad, et ma arvan, et mina olen nii harjunud nende õlidega, et ma ei tunne, aga ma käin ringi võib-olla nagu lõhnu diffuuser, ma ei tea. Nagu lõhnakuusk. Nagu lõhnakuusk. Aga siis võib-olla nii, et minu higilõhn on tegelikult hea, et ma panen palju kõpressi peale, siis mul ongi kõpressi higi. No tegelikult sul on ikka seal higi sees seda ka, mida sa sisse sööd endale. Et ma mäletan, kui ma toortoidul olin ja trenni tegin, siis ma higistasin trennis väga palju, mul oli särk kogu aeg läbi märg, aga mul ei olnud higihaisu mitte kuna. Mis oli siis? Feeri hais või? Ei, täiesti nagu lõhnatu. Lihtsalt lekkisid? Aga meeldib sul üldse tegelikult nuusutada asju või inimesi või kui sa tegeled õlidega? No vaata, see ongi jälle nii loomulik asi, mida ma olen alati teinud, et ma ei saa öelda, kas mul meeldib seda teha või mitte, aga ma märkasin seda juba siis, kui mul poeg oli väike ja ta alati enne iga toidu söömist ta nuusutas seda. Ja siis ma sain aru, et see on minu enda komme ka, et ma ka teen seda. Et ma hindan läbi oma haistmismeele. No sul tulevad mingid tabelid ette siis, mingite mineraalsisaldust asjades või? Ja seda ma ei näe, lihtsalt see
saan mingi info kätte, mida ma võib-olla ei oska sõnadesse panna, aga see tekitab minus siis, kas ma tahan või ei taha või mingisuguseid selliseid instinkte äratab. Ma tunnen küll ennast vahest nagu koerana, et mulle meeldib minna nuusutama, et mis nagu need nii-öelda ebameeldivad lõhnad on. Et see ütleb mulle väga palju. Et nüüd, kui ma käin kakal, siis mul on ka väga oluline saada aru see lõhnaprofiil. Siis ma tean, mis mul toimub kõhus. No jah, tegelikult oleks normaalne, kui inimesel väga hullusti ei haiseks ja mis tal välja tuleb. Ehk siis inimene, kelle ka haiseb, aga kui tihti siis inimene siis kakal käib, kui ta toortoitu õgib? No mina olen ikka käinud mitu korda päevas ikka. Mis see normaalne on? Vot jah, ma ei teagi. Nagu kord päevas peaks inimene ikka käima. Paljud inimesed käivad kord päevas. Ma ei tea. Ma ei ole inimestega rääkinud sellistel teemadel väga, et mitu korda sa käid. Ma pole väga sellele teemale süüvinud ka. No jah, naistele ei meeldi jagada. Kakajutud ei ole meie teema. Aga jah, paljud inimesed ei käi isegi kord päevas ja nad mõtlevad, et see on normaalne, et on kehas selline tohutu vedeliku puudus ja kuivanud asjad. Näiteks põlisrahvad käivad päevas ka mitu korda ja kakavad mingi üle 5 kilogrammi heidet välja. Et see on väga palju. Sellepärast, et nad söövad ka väga puhast, kõik põlisrahvad ei söö toortoitu, aga nad söövad ikkagi väga puhast, väga loodusest tulnud kättesaadavat toitu, mis muudavadki nad nii-öelda aktiivsemateks, tugevamateks ja võiks öelda isegi paremateks, kui meie siin arenenud ühiskonnas. Näiteks Mehhikos on üks hõim, kellel on sellised õhkõhukesed sandaalid, et nad võivad päevas joosta mingi 10 kilomeetreid. Päev läbi lihtsalt võivad joosta. Ei väsi ära. No vaata väikeseid lapsi ka, on ju. Nad võivad ka lõputult joosta. Et mis juhtub inimestega siis elu jooksul, et nad kogu aeg see nagu energia jääb vähemaks ja vähemaks ja vähemaks. Lõpuks on vaja kohvi juua, on ju, et oleks energiat. Et see on elustiilihaigused. Jah. Inimesed söövad ja mõtlevad ennast haigeks. Et ma usun, et inimese eluiga võiks ka tunduvalt pikem olla. Aga lihtsalt me ise kurname ennast igapäevaselt nii palju. Kaua inimene siis elada võiks? No mis piiblis oli, kui kaua inimesed elasid? No oleneb kes. Mooses oli kuskil, ma ei mäleta, kas 120, 140, Noa oli äkki mingi 560, 80, Aadam ja Eva elasid üle 1000 aasta. No juba minu meelest, kas Gilgamessi eepuses ei ole juba juttu sellest, et inimesed võisid 1000 aastaid isegi elada. No see pole isegi piibli oma, aga Gilgamesh. Samast kandist. Täna kuulasin just seda Gilgameshi, seda lugude või loo sellist tuuma, et just lapsega ju võtsite seda kodukoolist läbi. Mis mulje sul jäi Gilgameshist? See on väga keeruline minu jaoks see raamat, et seda on vaja seedida, aga väga huvitav. Et Mirjam teeb kodukooli lapsele ja kui sa tunned sellist kutset, et sa tahaksid ka oma lapsele kodukooli pakkuda või pakud ja otsid neid kaasvandenõulasi, et siis tead, kuhu pöörduda. Kui sa tahad kodukooli keskust avada, et siis tead, kuhu pöörduda. Eks ju? Mul on olnud see kogu aeg selline mõte kuklas, et luua oma kodukooli keskus, aga kuna viimasel ajal ikkagi meil see toimib päris hästi, see süsteem, mis meil on välja arenenud, siis ma ei tea, ma ei ole enam nii sellel lainel. Aga kui kellelgi on tõesti vaja mingeid teadmisi, soovitusi sellel teemal, siis ma võin ikka jagada. Selle Gilgameshiga, et sellega on selline, see on üks selline põhilugusid,
kogu nagu inimkonna lugudes, et inimkond koosneb 7 loost. Et kõiksugused muinasjutud Grimmidest kuni, ma ei tea, Alice imedemaadel. Ja siis seal oli see võrdlus, et Gilgamesh läheb võitlema mingi suure koletisega, siis koletis peaks võitma, aga Gilgamesh võidab, kõik on hästi. Ja siis see James Bondi esimene film, mis tehti, kas GoldenEye või mis ta oli, et see on täpselt samal põhimõttel, et nagu seal on autod ja vidinad ja samamoodi, et see Bond saab endale vidinad, millega mingi võitmatu paha koll maha lüüa, siis läheb lõpuvõitlusesse ja peaaegu kaotab, aga siis võidab ikkagist ja õnnelik lõpp. Et sellised inimalateaduses on hästi primaarsed lood. Et sellepärast saab ka nende tarodega välja lugeda, mis inimteaduses toimub ja siis kui panna veel inimesele see õli ette, mida ta võiks nuusutada, siis ta vabaneb ka sellest probleemist, mis teda emotsionaalselt kinni hoiab selle nii-öelda avatud kaardi ees. Ja see on väga hea komplekt. Aga mis kõige hirmsam kaart on, mida võid tõmmata? No tegelikult ei olegi. Ei olegi ühtegi hirmsat kaarti. Kui inimene on, ma ei tea, kõik kokku tal ja siis tõmbad talle kaarte, siis kõik on head kaardid. No kui inimesel juba kõik kukub kokku, kas see on siis hea või halb? Ma arvan, et see on väga halb. Miks see halb on? Kui see kukub kokku saab kukkuda ainult see, mis ei ole õige. Aga kuidas ta selle õige siis üles leiab? Õige algab seespoolt enda sisemise töö leidmisest. Ja, kui inimene hakkab kuulama enda sisemist tõde. ja selle jaoks on vaja viirukit võtta. Jah, kindlasti on veel võimalusi, mida kasutada, aga viiruk eeterlike õlidest hakkab meile tuletama meie enda sisemist tõde meelde. Et me elaksime sellega sünkroonis. Ja Elumaitse blogi teeb seda täpselt sama, eks ju? Elumaitse blogi? Jah. Tuletab inimesele meelde. Jah, selles mõttes, et Elumaitse blogi on siis sündis nende sõnumitest, mis minusse hakkasid voolama ja mida ma soovisin jagada. Ja need sõnumid, mis hakkasid voolama, need tõesti äratasid minu sees midagi. Kas su blogi on siis nagu Mirjami eepos? Blogi on Elumaitse. Nii sa oled sellest nagu eepose kirjutanud? Ma ei nimetaks seda eeposeks. Et sinu vastuseis heale ja halvale? No, võtta, kas ongi olemas hea ja halb üldse? Et sinu blogi on teos, millega sa võitsid hea ja halva ära? Ma arvan, see on teekond. Minu blogi on teekond. Kuhu? Endasse. Nagu sinu juurde tulevad kõik, kes loevad seda blogi, jah? Minusse endasse kõik. Yes. Ei, see on ikkagi mõeldud selleks, et inimesele tuleks meelde midagi olulist tema enda seest. Mis näiteks mingi vanaema sünnipäev või? Ei, see, kes ta tegelikult on. Et ta tuleks meelde see, kes ta päriselt on. Ehk siis kui ta loeb su blogi, siis talle tuleb lihtsalt meelde kõik, mis on. Et tuleb meelde, mis ta nimi on, kus ta elab. Miks ta siia sündis? Mis on tema elu mõte? Mis on tema tee? Mis ta teeb sellise infoga? Leiab ennast. No, mis ta teeb sellega, räägib teistele, et minu mõte on see või? Ta ei pea sellega midagi tegema. Mõte ongi lihtsalt selles, et inimene jõuaks lõpuks vähemalt need sõnumid eelkõige tulid minule, mind ennast toetama ja ma jagan seda, mis mind ennast on toetanud. Jagan ka teistele, et võib-olla see aitab neid ka samamoodi, nagu see on mind aidanud. Oled sa näinud edusamme, kuidas keegi loeb ja siis ta hakkab ka teisi toetama?
jaa, olen küll. Ma ei hakka siin nimesid on ju ette lugema, aga ma tean küll, et on inimesi, kes on minu blogis saanud inspiratsiooni ja hakanud ka siis kirjutama, jagama, seansse tegema, sündmuseid korraldama, et jah. Aga oled sa mõelnud raamatu koostada oma nendest postitustest? Jaa, olen mõelnud küll. On sul ta kuskil sahtlis valmimas? Ei, veel ei ole. Veel ei ole. Kunagi, kui rohkem aega on, võib-olla siis, kui ma saan. Ma tunnen, et kirjutamine on midagi sellist, et kui ma hakkan seda tegema, ma ei saa pidama, ma tahan teha järjest, et ma tahaksin olla, ma arvan, 6 aega kuskil selles teemas sees. Niimoodi, et ma saaksin täielikult pühenduda ja siis ehk sünniks see raamat ka. Et sinu ideaalne elu on kuskil Palmisaarel mingi tšellidel oled 6 aega üksinda kirjutad päevad läbi. Kusjuures ma ei pea olema üldse kuskil Seychellidel või ma kujutan just ette, et kui ma olen kuskil pimedas Eesti nurgas, teen kaminasse tuld ja käin jalutamas ja kirjutan. Väga tore. Aga kus sind leiab siis, kus sinuga saab ühendust võtta? Elumaitse lehel, Facebookis Mirjam Tammela nime all, võib kirjutada mirjam@elumaitse.ee. Ja siis sa teed neile paketi, et igal ühele, kes kirjutab, et valid talle õige õli ja siis teed arukaardi ja siis saadad neid kiiri. Ma võin võtta kõigile, kes soovivad, võin võtta kaardi ja õli, aga ilma siis igasuguste kiirteta. Aga aitäh. Aga kui keegi soovib, ma võin Reiki energiat ka kanaldada, et ma olen teinud kaugseansse ka. Väga huvitav. Aga aitäh, et tulid saatesse. Aitäh, et sa mind kutsusid ja ära kuulasid ja küsitlesid. Loodan, et sai palju huvitavat kuulamismaterjali siit. Jah, et head nuusutamist teile sinna koju, et te nuusutage kõike, mida saate ja ärge suvalisi eeterlikke õlisid oske, sest suvalised õlid võivad olla tegelikult ka mürgised. Ja kõike head. Aitäh, kõike head.